Tere taas Autonete proovisõitu vaatama. Meie tänaseks külaliseks on uus 3. põlvkonna Mitsubishi Outlander. Paraku peavad paljud teda pigem tugevaks restylinguks kui päris uueks mudeliks. Seega meie ülesanne on siis täna uurida, millega tegu on. Kõigepealt tuleb tunnistada, et Mitsubishi käekäik ei ole käinud viimastel aastatel üldse mitte eriti hästi. Küll kannatati kõvasti tsunami ja maavärisemise all, küll uputati Tais asunud tehast, uute autode müük väheneb ja firma juhtkond on justkui pidevas paanikaseisundis. Seetõttu uue mudeli või vähemalt tugeva mudeli uuenduse turule toomine on ühest küljest küll ääretult vajalik, kuid teisalt on see ka väga sümpaatne, et sellisel raskel ajal suudetakse ikkagi midagi korda saata. Kuid kas see kõik kokku annab siiski õiguse nimetada autot uue põlvkonna omaks? Gabariidid igal juhul jäid samaks. Samas lõputu katsetamise tulemusena vähendas aerodünaamiline takistustegur 0,36-lt 0,33-le. Küll aga on üks väga tugev uuendus. Muudeti teatud parameetreid ja nüüd liiguti Outlanderiga linnamaasturite klassist üle päris maasturite klassi. Uut mudelit välja töötades uurisid Mitsubishi inimesed kõigepealt klientide arvamust vanast. Tuli välja, et kitsaskohti on mitmeid, aga nendest kaks on peamised. Üks on sisedisaini puudumine, õigemini selle katastrofaalsus. Uuel on nüüd asi tulnud ikkagi oluliselt parem välja, silmaga vaadatav ja täiesti nauditav. Teiseks kitsaskohaks oli müraisolatsioon. Ka siin on tehtud päris tugev samm edasi. Mis veel puutub sisedisaini, siis eriti meeldib see selge ja lakooniline näidikupaneel, kus kõik andmed on väga kergesti leitavad. Ainus, mille kallal norida võiks, on need suhteliselt odavalt välja nägevad viimistlusmaterjalid, kuigi nad ei ole sugugi nii-öelda jäigast plastikust. Aga eks siit ole aru saada Mitsubishi soov hoida auto hinda võimalikult madalal. Kuigi istmed olid ka vanal enam-vähem, tehti need uuel täiesti ümber ja võib öelda, et need on juba päris mugavad. Küll tagaistmetelt kadus nende edasi-tagasi liigutamise võimalus, kuid seest pagasiruumi mahtuvate esemete maksimaalne pikkus suurenes tervelt 23 centimeetri võrra. Pagasiruumi luuk avaneb elektriliselt ja selleks tuleb vajutada kas rooli kõrval asuvat nuppu või siis klõpsata puldile. Siinset ruumi on 591 liitrit, aga kui me laseme seljatoed alla, siis see ruum kasvab märgatavalt. Siin põranda all on koht, kuhu saab paigutada pisiasju ja samas siin on ka 3. istmerea istmed. Mootoreid on 2-liitrine bensiinimootor ja 2,2-liitrine diisel. Konkreetsel autol on siis see bensiinimootoriga variant, mille kõrvale on lisatud variaator. Õnneks kuulub kõikide mootorite kõrvale valikusse ka manuaalkast ja diislil on variaator asendatud 6-astmelise automaadiga. Dünaamilisi omadusi sobib ehk kõige paremini iseloomustama 2 suurust. 1485 kilogrammi ja 150 hobujõudu, eks iga vähegi asjast ülevaadet omav inimene suudab siit juba omad järeldused teha. Sõitmine jättis täiesti positiivse mulje. Vähemalt Keskerakonna poolt pakutav katsepolügoon auto läbivuse testimiseks Tallinna linnatänavatel ei suutnud Outlanderi võimekust küll seljatada. Pole muidugi teada, kaua auto kestab. Ma usun, et sellises tingimustes ei kesta ükski auto eriti kaua, kuid vähemalt garantiiperioodi lõpuni võivad Outlanderi omanikud kindlasti linnaisade saamatusele külmarahuga vilistada. Kestab see kuni 3 aastat või kuni 100 000 kilomeetrit. Pommiaugust maanteele pääsedes muutub pilt juba päris lilleks. Sõit on rahulik, stabiilne, sujuv ja mis peamine, vaikne, ehk siis selle eelmise Outlanderi sükene kõva müra igal pool on suudetud üsna kenasti ära tasandada. Niisiis oleme alguspunktis tagasi ja proovime Outlanderi teema kuidagi kokku võtta.
Kuigi tegu ei ole täiesti uue põlvkonna autoga, avaldub siin siiski hästi jaapanlaste võime kõiki pisiasju ja detaile peensusteni lihvida. Ja vaieldamatult on nad teinud Outlanderist oluliselt parema auto, kui oli seal eelmisel põlvkonnal. Aga meie näeme teiega juba järgmisel nädalal, seniks nägemist!